ja õieti täna me oleksime uurinud neid tigusid. Ja pannud ühe uurimise töö käima, mis meil oleks võinud käia 2 või 3 kuud, et need teod elavad ühe nõu sees. Ja siis me seal nõus uuriksime ka vett. Sest teod filtreerivad vett, üks niisugune tigu võib ööpäevas kuni 5 ämbrit vett ära puhastada. Hingab sisse ja nende torukestega näete, tal on siin sifooniks kutsutakse neid niisugune kahe torukesest süsteem ja nii ta elabki. Ja osa tigusid siis näiteks on elab 30 sentimeetri sügavusel liiva all. Ja siis on tal imepeeniksed torukesed tulevad liiva peale, ise ta kunagi liivast välja ei tule. No ta ei saa üldse teada, mis maailmas toimub, see on tema telegraaf ja telefon ja kõik on see torukene ainult. Et see on tavaline, et sifooniga. Ja siis on jalg. Kui te pärast tulete siia juurde, näete, tal on jalg ka siit väljas, niisugune nagu plaat. Et see jalaga ta rändab. Ja ükskord ma nägin, kuidas nad panid ravid teod. Vallitraavis oli niisugune lugu, et äkki meretase langes ja teod jäid kuivad. Ja neil oli aega umbes 20 minutit, et jõuda vette uuesti. Ja kui sa oled aeglane, siis sa oled ära kuiva maa peal. Ja siis nad panid nii, et liiv lendas. Jõudsid ikkagi kõik 20 minutiga niisuguse maa ära lennata. Ja oli ta nitsit juhtune, liiv tuiskas kõik. Et see on jalg, millega ta siis hoiab kinni, elab ja väljas näha on tema elu väga lihtne. Ja ta on meil tulnukas. Teda söövad väga hea meelega kõik teised. Näiteks mudakrabi, kes siis on ka pisikene. Ega mudakrabiga on suurem kui see on ju. Aga tead, kuidas mudakrabi see ära sööb? Just seni, kuni tigu hakkab higistama. Ta hakkab lämbuma, sest ta, kui neid torukesi ei saa välja aeda, siis ta hakkab lämbuma. Ja viimases hädast teeb ikka karbi natuke lahti. Ja mudakrabi siis läheb käpa sisse, ütleb tere ja sööb ära. Neid söövad ka need teised krabid, vilgakrabid sööb ilusti. Võtab kätte 2 oma suure käpaga ja kuine vahele ja kangutab lahti ja sööb ära ja ta ei matsuta üldse ega midagi, väga viisakalt vilgab. Et kui me nüüd selle kasvatamiseni jõuavad, ma võtan vilgab kaasa, sest kui me olime merelaius, mäletate, meil oli üks vilgab krabi seal kaasas. Teate, mis ta tegi? Tuli välja. Põgenes. Ma tõstsin asju auto peale ja kui ma läksin järgmist kasti tooma, siis oli ta välja hüppanud ja sealt sadamast vette hüppanud. Eks ta läks siis koju. Ja see, kes teine jäi mul koju akvaariumisse, see oli hästi rahulik, aga see põgenes ka ära. Ja siis, kui ma hakkasin põrandat remontima, siis ta oli mul diivani all. Aga ta ei olnud pahaks läinud, ta oli päris hea ja siis ma panin ta viina sisse, lõikasin ta natuke lahti, et nüüd me saame ka neid uurida. Siit paistab valgus läbi ja see on hea. Kaasavõtta, tal ei ole elektrit rohkem vaja, et kui on päiksepaistel ilm, siis pole üldse elektrit vaja. Et kui te lähete näiteks džunglisse. See on nüüd, aga nad on väga kallid ja raske. See on tehtud lihtsamad, näiteks see on siis nüüd nagu arvutibaasil tehtud, et tema suurendab läbi arvuti, aga nad on ütlemata õrnad jällegi, et sellega džunglisse ei saa minna. Sellega isegi õue ei ole hea minna, vaata toas laua pealt, aga tal on ka erinevad suurendused ja sa saad pillutada kaardi peale ja arvutisse pildid saata ja kõik on võimalik. Ja siis me oleme leiutanud sisukse asja veel, et sellele harilikule mikroskoobile ehitasime juurde üks hoidja, kuhu käib tavaline mabla siis, suva mabla. Sul on taskus mabla, tahad uurida, nii, paned siia peale ja teed pleks ära, saad kohe kuskile saata.
see on nagu kõige praktilisem võimalus niimoodi sihtida. Ja niisugune teada on meil ka koolid olemas. Et kui te tahate uurida, siis see on võimalus. Ja mõtle, kui hea, kui sul on, et uurid 2 tundi, väga ropult iga. Ja saadad kohe emmele teate, näe, vaata, ma siin teen. Ja kõik on väga lõbus. Nii, see oli nüüd see ja see on nüüd 3. mikroskoop. Ta on suhteliselt väikse, noh, suuri asju saab vaadata, mitte nii väikseid nagu nende teiste mikroskoopidega. Aga neid näeb veel liiga väga hästi siit. Vaat siuke mikroskoop. Need vormid te peate oskama kasutada, noh, et tööle panna ja noh, pilt teravaks saada. Kõigi nende puhul on tähtis see, et seda klaaraksi ei tohi kuskile vastu lasta. See on väga õrn, see kraadi ots ja siis ta läheb koduta, siis on suurema. Seisavad ja nende järgi me saamegi siis otsustada, et kuidas oli näiteks 2 miljonit aastat tagasi siin ilmastik. Et sõltuvad nüüd vee temperatuurist, on erinevad ränivetikad ja need on meil ka siis nii pikema uurimise jaoks tehtud, neid on hea säilitada. Nad ei lähe mädanema ega midagi nendega ei juhtu, see on igavene nagu see proov. Need on ränivetikad. Et kui sa 60 aastat paned ränivetika proove, siis saad võrrelda, kas on midagi looduses muutunud või ei ole. Aga ühe sihukese proovi tegemine võtab aega vähemalt 2 nädalat. Et sihukese klaasitükikene teha. Kõigepealt keedetakse happega seda vetikaproovi mitu korda. Siis tsentrifuugitakse viinaga järjest kangemaks viina sisse ja lõpuks pannakse siis niisuguse vaigu sisse. See on keeruline. Aga noh, seda teete siis, kui te ülikoolis olete. Eks või, seda ei pea praegu õppima. Lepib nii kokku, et see jääb ülikoolis. Nii. Nii on täna. Need on nüüd asjad. See on nüüd see sinivetikas. Mina siin jõuludeks enda. Oh my god, teema nii. Noh, mis sina avastad? Oh my god, meil on mitte väga. See on nagu käsi. Käsi. Oota, see oligi see. See oligi. Ja neile siin tehakse lahti. Nii. Ma sain. Nii, aga vaatame, mis me siit veel teha saame. Nurka lahti. Ma nüüd iga päev saan hüppada 10 näpiksi. See on suvaline klaas. On see suvaline klaas? Siis paneme siia alla. Siin on palju erinev, võib-olla ka see väike. Aga siin alla, ma teen selle ära. Kuidas me sinna alla paneme? Jah. Võimalik, noh. Ei ole võimalik. Ma ei tea. Niimoodi, okei. Mida? See pilt väriseb, kuna laud väriseb vist. Mis see on? Ei ole võimalik, see on ära. No võtame ka selle siis. Vaata seda. Et teravus käib siit, kui sul pilt on udune, siis nendest 2 ratast paneb enda silmale sobimust. Ma panin praegu oma silmale ja vaatan sisse. Kas see sobib? Mis? Ja nüüd proovi siis teha liigutada ettevaatlikult seda alust niimoodi, et ta ära ei kaogu ja vaata, kuidas need eri kohad pildi peal vastavad. Aga nüüd on pool valgi. See üks pool on siin ja teine pool on seal. Näete nii, selleks on sõitsa. Siis ta ei lähe paigast ära, sest kui käega lükkad, siis ta läheb paigast ära jälle. Aga sul on see võib-olla nii, et sa pead plõks tegema, vaata nii. Kas nüüd on kõik valge või? See on nii väike. Siin on nii palju erinevaid asju. Siin on mustad jutid ja siis on siin veel mingid igast asju. See on üks esimesi tulnukaid. See on tohutu hulk sabaloomi on siin sees. Ja see oli niimoodi, et
neid tuli merre väga palju ja siis meie harilikud vähid tõrjuti eemale ja Räime teeb näidata. Sinna alla. Nad elavadki viimase 3 kohvrit kaasas. Näete, üks kohver on niisugune, teine kohver on niisugune ja 3. kohver on niisugune. Või tahaksite hoopiski, et uuritsime ühte mikroskoopi, teist mikroskoopi ja 3. Ossa. Et selle tunni mõte on see, et me õpime neid mikroskoope kasutama. Et kui me järgmine kord tuleb uurimise tund, et siis me ei raiska aega enam mikroskoopi õppimise peale. Või kui me oleme näiteks mere ääres või kuskil, siis igaüks võtab ise selle proovi, mida ta tahab uurida, läheb siis õige mikroskoobi juurde ja uurib. On ju nii? Et muidu me pidime täna panema akvaariumi, või mitte täna, aga et ma ei olnud siin paar akvaariumi ja pumpasid ja me teeme ühe uurimise masina. Paneme sinna keskele meie armsad sõbrad, kes on meie armsad sõbrad. Aga kas need ei ole Eestis sõbrad? Vaadake, ma näitan küll. Merekarbid ja vaatame siin hakkame. On need merekarbid mingid? Urvalt rändkarbid. Ma ütlen, need on tulnukad. Need on tänavad oma päeva sees. Aga kas need on rändkarbid? Nad ei ole, need ei olegi eestikeelsed nimed. Nad on selles mõttes küll rändunud, et nad tulid Ameerikast. On tulnud meile, neid kutsutakse võõrliikideks, aga me naljatades nimetame neid tulnukateks, kuna neid ennem ei olnud. Ja nüüd on nad meil siin olemas ja neid hakatakse kasvatama toidu jaoks. Et praegu võib ka poest osta neid, toidupoest, mõnest. Aga need ei ole siis meil kasvanud. Aga meil on nad ise tulid merre ja juba meres kasvavad. Me tahaksime neid nüüd uurida, kui kiiresti nad kasvavad. Kui suureks nad kasvavad. Ja mõtlesime, et me paneme ühe akvaariumi. Paneme nad kasvama ja siis, kui nad on akvaariumis elavad, siis me uurime seda vett. Mida me veest peaksime uurima? Mis te arvate? Õhku. Kas õhku on, jah, just hapnikku uurime. Kas nendel on hingamiseks vaja hapnikku? Ja kui te vaatasite, siis näitame korra lähemalt, näete. Nendel karpidel on siin nagu väiksed tolukesed ühes otsas, näete. 2 peenikest tolukest on kõrvuti. Selle tolukesega ta tõmbab vee endale sisse ja saab sealt hapnikku. Ja need väiksed vetikaid ka, mida silmaga ei näe, need ta sööb ära. Aga siis on vaja vett uurida, et kuidas see vesi on. Kas seal on neid putukaid, mis toimuks kõlbab? Kas hapnikku on? Kui hapnikku on vähe, mis me siis teeme? Peame ära võtma. Kuidas? Anname hapnikku juurde. Just. Teil on kodus akvaarium. Tubli. See on hea asi, kui nad akvaarium, eks ju. Et akvaariumi kalad on head, kui sa nendega räägid, nad ei vaidle vastu, eks ju. See on kõige tähtsam. See tunni teema on, et need uurimise asjad on mikroskoobid ja igaüks paneb siis ühe mikroskoobi vähemasti tööle või erinevad tööle ja uurib midagi. Et tegelikult on see niimoodi, et meil on siin kaasas, et kui me võtame vett, paneme ühe kilraklaasi tüki peale, näiteks siin on meil vähitoit. Siin on väiksed vetikad, natukene baktereid. Ja kui me neid uurida tahame, siis me võtame klaasi tüki. Näete, selle pumbaga võtame siis tilgakese, me ei võta palju õnnu. Laseme selle klaasi peale. Siis me katame ka teise klaasiga või vaatame neid sama, no me võime ka niisama vaadata. Siis paneme ta mikroskoobi alla ja me näeme, kes sees ringi ujub. Mikroskoobiga on siis niimoodi, et siit tuleb nüüd keerata kõikide mikroskoobi külje pärast kruvi.
et noh, me ei näe selgelt lõhnu. Ennem kui paneme selgeks, või siis on inimestel on ka erinevad silmad, et kui mina näen selgesti, et ei pruugi näha, siis selleks on see kruvi, teravastamise kruvi on siin külje peal. Ja siis me saame pildi teravaks teha. See on uurimise väga tähtis. Siis, kui meil on olemas see mikroskoop, siis siia me saame panna lihtsalt asju alla. Näiteks paneme siit punavetikat. See on üks meres, näete nagu tuus, see on üks väga tähtis punavetikas. Aga kas see on mürgiline? Ei ole. Meil on praegu ühtegi mürgist asja siin kaasas. Kooli me ei tohiks tuua mürgiseid asju, mulle tundub niimoodi. Kujutad ette, et tulete kooli ja kõik on mürgistatud. Niisama on teised asjad ka hea, kui nad ei ole mürgised. Et siis need suuremad asjad, kas või putukad või midagi panegi siia alla. Ja siis saab valgustada ja siit vaatate sisse ja teate, mis peab teha, kui mikroskoobis midagi näed. Imestama peab. See mõtle ometi, mis siin on, eks ju. Või siis, kui te näed midagi, tulge vaadake, mis ma avastasin. See ei ole niimoodi ju. Ikka. See on lõbus tegevus, on mikroskoobiga uurimine. Et siin on mul veel ka niisugused, mis on nagu valmis asjad, et tihti tehakse need uurimisasjad. Et selle ma tegin 1962 ja siin on nüüd sees ränivetikad, mitte sinivetikad, vaid ränivetikad. Ja need on pandud siis niisuguse vaigu sisse ja need seisavad igavesti. Et ränivetikad on sellepärast tähtsad, et ränivetikad saabki kliimat uurida. Et kui sa saad mingi vana meres ette, mis oli näiteks 4 miljonit aastat tagasi, vaatad, millised ränivetikad seal olid. Sest need ränivetikad ei sure välja nagu dinosaurused olid. Me teame lihtsalt, et see ränivetika armastab sooja, see armastab külma ja selle järgi siis ööstaksegi niimoodi. Siis oli külmem periood, siis oli soojem. Vot nii. Kes tahavad uurida, siis koguneme nendele sõimuvõi. Erinevates mikroskoobides proovime külje panna ja ei kuna ei ole näha. Ma arvan, et poistel peaks käed kohe sügelema, kui ühes on. Mida sa näed? Seda pidab alla panema selleks, et mida ei näha. All juba on, aga näete, siin on nüüd need rattad, näete, sellega saab proovi liigutada. See, mis ma alla panen, näete, edast pärast sõita. Vaataks siin all näida. Nii, nüüd sõida natukene ringi ratast. Paned need tööle. Proovi pilti ette saada. Kas siit? Ei, nagu ta nüüd katsume teravuse leida. Siiapoole. Vaata. Siiapoole. Sa näed, siin on nagu seda kellegi all. See on ka nii, oh my god. Nii, ja siis sõida sealt teise külje pealt ratastest. Vaatame, mis siin veel on. Wow. Et muidu vees on lihtsalt kõik selge, aga mikroskoobi on palju asju. Nii. Aga issand, kui palju. Kas te ei taha siia tulla? Siin on üks masin ära anda. Väga hea masin. See on nüüd. Vaatan seda. Nii. Ja proovige see nüüd töösse saada. Kõigepealt paneme niimoodi, nii. Väike plõks, siin on täpselt vist. Nii. See on kõikidel mikroskoopidel niimoodi. Et lauda liigutatakse. Mis see kirjas on? Ja vaata, kui palju on sodi vees, kui sa niimoodi vaatad, siis sa näed siin mingi... Siit on palju puhta. See on nüüd selle mulli serv. Ühes kohas on meil see veetilk, veeliga serv. Ja näed, nad on kõik imeväiksed ju. Aga mis sulle üriden sul kõige rohkem meeldib nende masinate? Mis masin? Mis nende masinad? No nendega on niimoodi, et mul on neid paarkümmend tükki. Paarkümmend. Jah. Sest noh, iga töö jaoks on ise masin näiteks, et noh, mul on mingi mikroskoop, mis on...
nii suur kui noh, kui need 2 lauda kokku. on jah. ja mis maksavad siis noh, 2 kallist Mercedest. aga no ega tollega ei saa ka kõike teha, siis millegi jaoks on vaja niisugust. millegi jaoks on see, millegi jaoks on need. Joo, ma ei näe. Sest praegu on kõik asi tehtud lihtsalt, noh müüakse suhteliselt mikroskoopi, mis on nagu pampersid ühekordselt kasutatud. Sa ostad ära ja meil on need 4-5 tükki turust läinud. Elektroonikal on niivõrd kehvaki. Pead ikka jälle panustama ja ostama. Et no selles mõttes on see kõige kindlam on sellistel laguga. Kõige mehaanilisem. Siin ei ole ühtegi elektrit vaja. Tema jalg on, see siin on jalg. Minu on nelikalpa söönud. Ahaa. Mina loovisin tema juures. Nelikalpa peab iga päev natuke ikka sööma. Nii et see on nüüd söödav merekarp. Teevad suuremaks, jah? Nii. Siin on nüüd üks mikroskoop, kuhu me alla panime klaasi peale. Võtsime veeproovi, seda nimetatakse veeproovis, kui vett pannakse pudeli sisse. See on meil tegelikult ka nende toit. Leiad siin mingit liikumist, mingit elu. Kui sa hoolega seda pilti vaatad, sa ei peagi kruttima. Otsi sealt, kui sa leiad sealt mingit elu. Ja mingi valest liikub. Antero, tuli siia. See ei haise, see on vetikalõhn. Ja igal elul on oma lõhn. Vetikalõhn. Ja teate, mis on kõige hirmsam lõhn maa peal? Lapsed, mis arvata? Mis on kõige hirmsam lõhn maa Jah. peal? Siis tuleb ikka Kõige lebane ütles, et see on inimese hais on ikka nii jube. See on ka üks asi, mida me nendes looduse tundides proovimegi rääkida, on see, et igal asjal on oma lõhn. Ei ulatu, aga mis me siis teeme? Lähme teise laua ette. On midagi näha ikka või? Sattusid metsa? Just keerutas hästi rattast niimoodi, et mets oleks selge. No luban vahelda. Noh, kauas teed siin järjest? Kauas teed?